Nii, aga mulle tundub, et nüüd on 3 minutit peale kella 2, ehk siis õige aeg alustada. Mina olen Heiki, ehk siis üks inimene, kes tegutseb Harno noorteprogrammide keskuses, peamiselt Erasmus pluss tiimijuhina. Ja täna siin infotunnil räägivad ka teised noorteprogrammide keskuse inimesed, keda te siit näete. Ütlen kõigile ka seda, et ühest küljest me salvestame seda infotundi selle jaoks, et hiljem saaksid inimesed ka seda järgi vaadata. Suure tõenäosusega nii-öelda pildi ja häälega oleme siin ainult meie nähtavad, ehk siis kellelgi ei tohiks tekkida seda hirmu, et nüüd mind salvestatakse, aga ütlen seda, et kui te midagi küsite, siis võib-olla on näha ka nii-öelda teie neid küsimusi teistel. Võib-olla ei ole kõige suurem probleem, aga lihtsalt teadmiseks. Ja teine asi, mida ma ütleks, on see, et kui teil tekib nii-öelda küsimusi infotunni ajal, siis selleks on 2 võimalust, kuidas neid küsimusi esitada. Esiteks on siin Zoomis Q&A funktsioon, kuhu saate jooksvalt enda küsimusi sisestada ja me üritame neile käigu pealt vastata. Teine võimalus on see, et me infotunni lõpus oleme jätnud ka eraldi aja küsimuste küsimise jaoks ja seal on võimalik nii-öelda meil pikemalt rääkida ka nendest teemadest, mis teie küsimustest tulevad. Esimese asjana räägiks teile natukene üldse tänast ajakavast, et millest me selles infotunnis räägime. Me räägime üldiselt Harno tegevustest ja Harno rollist ja ülevaatest eelmisel aastal noortevaldkonnast. Ehk siis, mille jaoks meie oleme üldse loodud, mida me olulist oleme teinud eelmisel aastal ja kuhu me lähme tulevikus. Teise suurema teemana räägime me erinevatest taotlusvoorustest, hangetest ja partnerlustest. Ehk siis sellest, kui teie olete noortevaldkonnas tegutseja, siis võib-olla teil on vaja mingisuguseid vahendeid või toetust enda tegevustes ja meil on selle jaoks päris palju erinevaid võimalusi ning neid me ka tutvustame. Lisaks räägime ka mobiilse noorsootöö arengu võimalustest nii-öelda selle punkti all. Järgmisena on meil tutvustamisel järgmise aasta erinevad sündmuste koolitused, kus võib teil olla ka võimalust osa võtta ja võib-olla mingid kohad, kus saate endale üles märkida, et sellised huvitavad pakkumised on. Ning lõpus ongi natukene aega küsimuste ja kokkuvõtete tegemiseks. Et see on tänane struktuur ja üritame hakkama saada siis 2 tunniga ja mitte ajast üle minna. Selle jaoks, et minna selle infotunniga edasi, annaksingi ma esimesena sõna Reedale, kes teeb ülevaate Harno tegemistest ja meie rollist. Aitäh, Heiki, ja tere ka minu poolt. Olen Reet Kost ja olen siis Haridus- ja Noorteameti noorteprogrammide keskuse juht. Ja täna siin siis tutvustamas teile Harno rolli noorte valdkonnas ja meie tegevustele 2025. aastal ka tagasi vaadata, aidata. Ja noorte valdkonnas on peamine tegevuste elluviija Haridus- ja Noorteametis tõepoolest noorteprogrammide keskus. Loomulikult noorte heaks ja noortega koos teeme koostööd kõigi Harno teiste osakondadega ja ise paikneme siis sellises Harno osakonnas nagu noorte ja rahvusvahelistumise osakond. Ja tänasest infotunnist tuleb väga selgelt ka välja, miks just sellises osakonnas noorteprogrammide keskus seda noorte asja ja noorte valdkonda edendamas on. Aga laias laastus võib tõesti öelda, et Harno roll noorte valdkonnas on toetada noorte arengut ja osalust ja kvaliteetset noorsootööd ja teeme seda nii Eestis võimalikult siis rohujuure tasandit toetades kui rahvusvaheliselt, arvestades, et me oleme riiklik agentuur Euroopa Liidu programmidele ja teeme koostööd teiste riikidega, viime ellu nii Euroopa noortestrateegiat ja selle eesmärke kui ka noortevaldkonna arengukava ja noortepoliitika eesmärke. Ja mida see siis praktikas tähendab, et mida me teeme selle rolli raames? Kõigepealt, nagu ma ütlesin, viime ellu siis Euroopa Liidu programme. Neid on 2 täna, Erasmus+, Euroopa Solidaarsuskorpus, mõlema
eesmärke ma teile hetkel tutvustama ei hakka, aga olete vast nende eesmärkidega tuttavad ja loodetavasti ka paljud teist on juba programmides taotlejatena või õpirännetes ja koostööprojektides aktiivselt osalenud. Lisaks sellele on meie tegevustes Euroopa Sotsiaalfondi programm noorsootöömeetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja mitteõppivate ja mittetöötavate noorte toetamine ja nendele tugimeetmete pakkumiseks. Ja selle raames viime siis ka mitmeid tegevussuundi ellu. Samuti siis viime ellu riiklikke taotlusvoore. 2025. aastal olid nendeks siis peamiselt malevad, noortelaagrid ja noorte heaks taotlusvoor ja toetame muidugi ka huvihariduse tegevusi ja kvaliteeti ja nende toetuste elluviimist. Samal ajal on meie rolliks edastada ja arendada riiklikku ja rahvusvahelist noorteinfot. Samuti pakume koolitusi, informatsiooni ja toetame erinevaid võrgustikke. Ja üheks selliseks võrgustikuks, mida me toetame, on näiteks Eurodesk võrgustik, mis tegeleb rahvusvahelise noorteinfoga. Teine võrgustik, mida me toetame, on mobiilse noorsootöö võrgustik, nii et neid võrgustikke Eestis on ja jagub ja nende toeks oleme ka olemas. Samamoodi siis kogume ja jagame erinevaid teadmisi, eeskätt siis noorte seirest rääkides, selleks, et noortevaldkond tõesti oleks nähtav, koostöine, tugev, kaasav ja kestlik. Samuti toetame noortevaldkonna väärtustamist, noorsootöötajaskonna, noortevaldkonna töötajaskonna väärtustamist ja laiemalt valdkonna mainekujundust ja edendame ja toetame formaal- ja mitteformaalõppe lõimingut. Ja viimaks viime ka kindlasti ellu noorte osaluse eesmärki ja oleme eelmisel aastal loonud ka selleks noorte osalusprogrammi Haridus- ja Noorteametis ja lühidalt räägin sellest mõne hetke pärast. Nüüd, mis siis 2025. aastal olulist tehtud sai, mida täna hea meelega ka paljudega teist siin jagada tahaks, on see, et väga edukalt said ellu viidud Euroopa Liidu programmide taotlusvoorud, kus taotlusi esitati igast Eesti maakonnast. Vaatasime ka kohaliku omavalitsuse tasandile välja ja 78 omavalitsusest vaid 28 omavalitsust või siis omavalitsuses tegutsevat noorte valdkonna organisatsiooni või tegijat ei esitanud meile sellel aastal taotlusi. Mis ei tähenda, et nad ei teinud seda varasematel aastatel või et neil ei oleks partnerlusi, aga kindlasti kutsume üles siis ka neid, kes 2025. aastal programmidest osa ei saanud. Nüüd kokku oli osalejaid siis neis projektides, mida me toetasime Eesti agentuuri kaudu üle 6000 ja neist 16% on vähemate võimalustega osalejad, mis on ka väga oluline programmide eesmärk ja meie noorteprogrammide keskuse püüd. Esmataotlejaid oli ka väga palju, 94 organisatsiooni, aasta kohta on seda väga palju. Toetusi jagasime kokku pea 6 miljonit, täpsemalt 5,8 miljonit ja konkreetselt siis mõtleme selle peale, et Erasmus pluss Euroopa Solidaarsuskorpus programmid ja tegevusvõimalused jõuaksid iga nooreni Eestis vähemalt võimalustena, kas nüüd keegi tahab osaleda, see on juba oma otsus, aga selle jaoks, et see nii oleks,
Me üritame viia omavalitsusteni aktiivselt teavet programmide võimaluste kohta ja tänanegi infotund on selleks ellu kutsutud, et võimalikult paljude noortevaldkonna tegutsejateni jõuda ja teeme ka erinevaid samme selleks, et toetada tegijaid, kes veel ei ole programmides aktiivselt toimetama hakanud. Nüüd riiklike taotlusvoorude osas on ka rõõm väga suur seetõttu, et ellu sai viidud 3 taotlusvooru noorte heaks. Taotlusvoor, malevate taotlusvoor ja laagrite ja laagrikorraldajate koolituste nii-öelda taotlusvoor. Ja väga suur rõõm on tõdeda, et nendes taotlusvoorudes on meil iga aastaga rohkem taotlusi, tegijaid. Toetustega jõuame väga paljude noorteni, näiteks laagrite kaudu jõudsime 28 000 nooreni. Neist 2200 ja peale olid vähemate võimalustega ja hariduslike erivajadustega noored kõigist Eesti piirkondadest ja samamoodi siis jõudsime noortevaldkonna töötajateni, laagrite töötajateni, et nende tegevus laagrites oleks tasemel ja pädev. Noorte heaks taotlustega seoses esitati kokku 155 projekti. Esitatud projektide jaotus prioriteetsete teemade lõikes oli siis nii, et 21 projekti esitati demokraatiahariduse edendamiseks, 85 projekti vaimse tervise toe pakkumiseks ja riskirühmade sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks esitati 49 projekti. Ja taotluste põhjal toetasime siis 2025. aastal kokku 45 projekti, milles osaleb 13 715 noort ja üle 1000 noortevaldkonna töötaja. Et see on ka väga laia ulatuslik tegevus ja projektitoetused jõuavad igale poole üle Eesti ja piirkondadesse. Ja malevates toetati üle 4600 noore, kellest siis üle 1000 noore osalesid ööbimisega malevavahetustes ja üle 3500 noore ööbimiseta malevates. Et jällegi nende tegevustega jõuame väga paljude noorteni ja noortevaldkonna töötajateni. Ja mis veel oli valdkondlikud edulood, mida me võib-olla siin täna esile toome, kuigi need on ainult üksikud olulised arengud, mida me oleme saanud omalt poolt toetada. Esimene kindlasti mobiilse noorsootöö areng, et 2025. aastal jõudsid mobiilsed noorsootöötajad üle Eesti üle 21 000 kontaktini ehk nooreni, kes siis tegelikult vajab seda tuge, informatsiooni, nõustamist ja suunamist, mida mobiilsed noorsootöötajad lahkelt jagavad ja on noorte jaoks olemas. Näiteks Tallinna mobiilse noorsootöö tegijad, Tallinn otsustas siis luua noorsootööbaasi, mobiilse noorsootööbaasi kohviku noortele. Ja rõõm on ka tõdeda, et rakendamist alustasid uued piirkonnad, näiteks Kohtla-Järve, kes jõudis ka siis mittetöötavate õppivate noorteni või selles olukorras noorteni ja alustas aktiivselt oma tegevust. Nüüd rõõm on tõdeda ka, et mobiilse noorsootöö partnerite võrgustik aina laieneb ja 2025. aastal meie võrgustiku üritustel osalemisi kokku 165. Ja teine võib-olla oluline edulugu või areng, mida me toetame jällegi Sotsiaalfondi programmi raames, on siis noortevaldkonna korralduse kvaliteedi
raamistik ja selle raames siis noorte info, avatud noorsootöö, võrgustikutöö ja mitteformaalõppe lõimingu teenuste, tegevuste testimine toimub hetkel 5 piirkonnas ja kohe alustavad 2 järgmist ja nendes tegevustes on 2025. aastal siis osaletud üle 1300 osaluskorra, nii et jällegi uued tegevused, uued rahastused ja teenuste tegevuste testimine võimaldab jõuda uute sihtgruppideni ja rohkemate sihtgruppideni. Ja lõpuks on mul hea meel ka öelda, et 2025. aastal käivitasime ka ise eeskujuks olemiseks noorte osalusprogrammi, lühidalt NOP Harnos, kuhu kaasasime siis 30 noort, kes asusid ka teisel poolaastal aktiivselt toimetama Harno juures, toetavad siis erinevate Haridus- ja Noorteameti keskuste, mitte ainult noortevaldkonna, vaid haridusvaldkonna ja noortevaldkonna tegevusi, mida Harno ellu viib. Osalevad teenuste väljatöötamises, osalevad sündmuste elluviimises, tagasisidestamises ja on kokku saanud eelmisel aastal 2 korda ja online'is täiendavalt. Ja Liia Kass viib siis neid noori nende Harno tegevuste juurde, mis vajavad noorte arvamust, mis vajavad noorte osalust ja tuge selle jaoks, et meie tegevused ja teenused oleksid võimalikult asjakohased noortele ja oleksid rohkem nende nägu ja nende vajadustest lähtuvad. Nii et loodame sellega ka näidata aktiivset eeskuju teistele, nii noortevaldkonna kui riigi asutustele ja anda ka järjepanu siis oma kogemusest teistele aimu, et võib-olla saab siis sellised noorte osalusprogrammid käivitada ka paljudes muudes organisatsioonides ja asutustes üle Eesti. Aga minu poolt praegu kõik ja hea meelega annan siis sõna üle järgmisele ja räägime siis juba täpsemalt, mis sellel aastal ees ootab. Ja mina olengi see järgmine inimene, kes hakkab rääkima rahastusvõimaluste kohta. Nagu ma varasemalt ütlesin, siis mina tegelen ise Erasmus Plussi Euroopa Solidaarsuskorpusega ja räägin teile esmalt nendest võimalustest, et mida toob rahvusvaheline rahastus Eesti noortevaldkonna jaoks. Ehk siis mida, millal ja kuidas on teil võimalik taotleda, kui te soovite raha kas Erasmus Plussist või Euroopa Solidaarsuskorpusest. Nendel 2 programmil on päris palju erinevaid võimalusi, millest ma kõigist räägin teile täna hästi põgusalt. Sest nagu sellelt esimeselt slaidilt näete, siis Euroopa Solidaarsuskorpuse all on noorte vabatahtlik teenistus, on solidaarsusprojektid ja Erasmus Plus noortevaldkonnas on ka väga palju erinevaid projektitüüpe, on akrediteeringud ja on tegelikult meie juures ka väike sporditöötajate Erasmus Plus võimalused, mida ma ka väga põgusalt täna tutvustan. Ja need 2 programmi, eks Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpus on eraldiseisvad, aga meie Harnos ja agentuuris tegeleme mõlema nende programmiga ja nad on mõlemad noortevaldkonna jaoks väga hästi kasutatavad nii selleks, et pakkuda otseselt noortele võimalusi, kui ka selle jaoks, et enda näiteks kohalikku omavalitsust või siis organisatsiooni arendada noortevaldkonnas. Nii, esmalt on meil erinevaid võimalusi, mis on suunatud peamiselt noortele ja kus ka noored saavad ise meilt raha taotleda. Sageli on muidugi noortel abiks noorsootöötajad või teised täiskasvanud, kes aitavad neil nii taotlus korraldada kui ka tegevusi läbi viia, aga need on nii-öelda noortele suunatud võimalused. Kõige klassikalisem võimalus, mida me rahastame, on siis rahvusvahelised noortevahetused.
kus saavad osaleda 13 kuni 30-aastased noored ja need noortevahetused kestavad 5 kuni 21 päeva. Mis on üldse noortevahetus? See on nii-öelda selline sündmus, kus erinevate riikide noortegrupid saavad kokku ja arutavad just nendele konkreetsetele noortele oluliste teemade üle ning noored teevad ka üksteisele tegevusi. Et mis on oluline on see, et noortevahetused ei ole klassikalises mõttes näiteks suvelaagrid või näiteks keeltekoolid seetõttu, et noortevahetustel noortel endil on nii-öelda juhtroll ning nemad peaksid olema kaasatud nii selle sisu kokkupanemisse, tegevuste elluviimisesse, kui ka tegema nii-öelda kõiki tegevusi noortelt noortele printsiibina. Noortevahetuste puhul me hüvitame päris palju erinevaid kulutusi, nii alates toitlustusest, majutusest, kuni ka rahvusvahelise reisimiseni. Et noortele endile on see põhimõtteliselt tasuta või teatud juhtudel väga väikese tasu eest. Teine tegevustüüp, mis on peamiselt suunatud noortele, aga sellest aastast ka järjest rohkem siis näiteks omavalitsustele ja noorsootöötajatele, on noorte osalusprojektid. Noorte osalusprojektide peamine idee on siis muuta nii-öelda noorte hääl ja arvamus kuuldavamaks ühiskonnas, kohalikus omavalitsuses, koolis, noortekeskuses, kõikides muudes noorte jaoks olulistes keskkondades. Ja nende nii-öelda projektide läbi on võimalik taotleda rahastust, et teha erinevaid nii kodanikupädevust arendavaid tegevusi, kui ka selliseid praktilisi noori kaasavaid tegevusi. See tähendab, et on võimalik näiteks teha erinevaid noorte poolt juhitud arutelusid, koolitusi. Väga tihti seda rahastust kasutatakse ka näiteks mõne kohaliku noortevolikogu käimelükkamiseks, õpilasesinduste jaoks, kõik muud sellised kohad, kus tahetakse rohkem kaasata noorte arvamust ning muuta see ühiskondlikult kuuldavamaks. Ja nende projektide puhul on jällegi võimalik küsida kulutusi väga erinevate tegevuste jaoks, nii erinevate sündmuste korralduskulude jaoks on võimalik erinevaid transpordikulutusi küsida ja muud sellist. Mis teeb ka osalusprojektid eriliseks on see, et see on niisugune tegevustüüp, kus võib seda tegevust teha väga kohalikul tasandil, näiteks mõnes koolis või kohalikus omavalitsuses, aga võib teha ka rahvusvaheliselt välispartneritega, ehk siis pakub päris palju võimalusi. Ja kolmas otseselt noortele suunatud peamine tegevustüüp on noorte solidaarsusprojektid. Need on siis osa Euroopa Solidaarsuskorpusest ja see on suunatud noortele, kes on vanusest 18 kuni 30 ehk siis natukene vanemad noored. Solidaarsusprojektide suurem eesmärk on see, et kui noortel endil on mingisuguseid ideid, kuidas enda kogukonna hüvangusse panustada, muuta midagi enda läheduses paremaks, siis meie tahame rahastada nii-öelda neid noorte tegevusi, kus nemad võtavadki ise initsiatiivi ning teevad tegevusi. See kohalik kogukond võib olla nii-öelda siis kohalik ehk siis nii-öelda geograafiline, et noored tegutsevad näiteks enda omavalitsuses mingisuguste nähtavate probleemide lahendamiseks, aga ta võib olla ka mingisugune teistsugune kogukond. Et meil on olnud ka projekte, kus on tegeletud näiteks noorte emadega, kellel ei ole tegelikult väga palju nii-öelda võimalusi, mida neile pakutakse, või on näiteks tehtud tegevusi ka LGBT-istide kogukonnale ja toodud nii-öelda neid omavahel kokku enda muresid lahendama. Järgmised võimalused, mis on peamiselt noortele suunatud, on siis Discover EU kaasatus ja tavaline Discover EU. Discover EU kõige üldisemalt tähendab seda, et Euroopa Liit tahab võimaldada noortel Euroopas reisimist rongitranspordiga ja siin on nii-öelda 2 erinevat tüüpi tegevust. On kõigepealt Discover EU kaasatus, kus saab taodelda siis
projekti selleks, et minna vähemate võimalustega grupi noortega Euroopasse siis reisima rongiga. Ja need noored peavad olema kindlasti vanusevahemikus 18–21, et võrdlemisi kindel vanusevahemik. Ning selle reisi nii-öelda marsruut ja täpsed tegevused ongi väga enda kujundada, et siin ei tule keegi ette kirjutama, et te peate just sellist asja enda reisil tegema, aga ikkagi eesmärk on noortele pakkuda uusi kogemusi, et nad avastavad Euroopa Liidu erinevaid kultuure ja õpivad ka sellest. Ning sellel puhul toetatakse rahastusega nii seda reisimist ennast kui ka näiteks majutuse ja toitlustuse kulutusi. Ning see toimub alati siis grupi noortega, et ei ole selline üksik reisimine. Teine võimalus on Discover EU nii-öelda üksikutele noortele. Ja selle puhul on võimalik nendel noortel, kes on saanud just 18, hästi kitsalt, et ei saa kahjuks nooremad või vanemad, et mina näiteks ei saaks minna reisima, siis nemad saavad taodelda endale lihtsalt Euroopa Liidu rongipassi, millega nad saavad erinevates kohtades rongiga reisida teatud perioodil, näiteks suve jooksul. Ja saavadki teha iseendal just sellise reisimarsruudi, nagu nad soovivad ja õppida reisimise ajal. Kahjuks antud juhul hüvitatakse noortele ainult siis reisimise kulud rongitranspordi näol ja muid kulutuste hüvitamist sellega kaasa ei tule. Nii. Edasi võimalusi noorsootöötajatele ja noortevaldkonna organisatsioonidele. Meilt on võimalik saada rahastust noorsootöötajate õpirännete korraldamiseks. Noorsootöötajate õpiränded on meie jaoks alati rahvusvahelised, mis tähendab, et seal peab olema välispartner, kellega koos õpitakse ning lahendatakse nii-öelda ühiseid murekohtasid või saadakse mingitel teemadel üheskoos teada. Need noorsootöötajate õpiränded võivad toimuda nii Eestis, mis tähendab, et te kutsute välismaalt endale partnerorganisatsioonid koha peale, kui ka võib toimuda välismaalt, teie ise lähete kuskile kolmandasse riiki. Ja need noorsootöötajate õpirände tegevused võivad olla enda formaadilt tegelikult võrdlemisi erinevad. Et võimalik korraldada rahvusvahelisi koolitusi, on võimalik korraldada seminare, kus tullakse kokku ja arutatakse mingitel teemadel. On võimalik minna teiste riikide mingite asutuste juurde töö varjutama, et õppida, et kuidas need asutused päriselt töötavad ja mis on nende head praktikad. Aga võib teha ka õppevisiit, et näiteks külastada mõne riigi või linna erinevaid noortevaldkonna asutusi, et õppida tolle riigi noortevaldkonna toimimise kohta. Järgmine võimalus on rahvusvahelised koostööprojektid ja neid on kahte erinevat tüüpi, on nii väikeprojektid kui ka suuremahulised projektid. Rahvusvahelises koostöös me jagame päris suuri rahasummasid selle jaoks, et tuua noortevaldkonnas muutust innovatsiooni. Ehk need summad, mis me anname ühele projektile, on kuni 400 000 eurot, mis on noortevaldkonna mõttes Eestis tegelikult väga suur summa. Et need projektid on peamiselt mõeldud selle jaoks, kui te näete, et noortevaldkonnas on mõni probleem, mida peaks lahendama ja mille lahendamine tooks kasu laiemalt valdkonnale või siis nii teie organisatsioonidele kui ka teistele sarnastele organisatsioonidele. Et nende projektide käigus võib välja töötada erinevaid uusi metoodikaid, innovaatilisi lahendusi, töövahendeid, kui ka vahetada nii-öelda kogemusi ning juurutada uusi praktikaid enda organisatsioonides ning ka teiste riikide organisatsioonides. Ja need rahvusvahelised koostööprojektid kindlasti peavad kaasama välispartnereid Euroopas ning on üldiselt selliselt 3-4 riigi koostööprojektid, mis kestavad kuni 3 aastat. Lisaks on võimalik noortevaldkonna organisatsioonidel taodelda meilt kas Erasmus+ akrediteeringut või Euroopa Solidaarsuskorpuse juhtorganisatsiooni kvaliteedimärgist. Nende kasu on järgmine. Juhul, kui me räägime Erasmus+ akrediteeringust,
siis sellega on võimalik saada enda organisatsioonile iga-aastane püsirahastus, millega on võimalik hiljem teha noortevahetusi ning noorsootöötajate õpirändeid. Ehk siis juhul, kui näiteks teie omavalitsuses või organisatsioonis on teadlik tahtmine pikaajaliselt tegeleda rahvusvahelise noorsootööga, siis muudab akrediteering raha saamise teile kindlamaks ja lihtsamaks. Niimoodi, et ei pea iga aasta eraldi suurt rahastustaotlust esitama, vaid seda saab teha hästi lihtsalt. Aga siinkohal ütlen ära, et noorte valdkonnas ei ole akrediteering eelduseks, et saaks rahastust noortevahetuste või noorsootöötajate õpirännete jaoks taotleda. Ka ilma akrediteeringuta saab seda taotleda. Akrediteering on kasulik siis, kui te kavatsetegi iga aasta mitu erinevat tegevust teha, et enda elu lihtsustada. Ja juhtorganisatsioonide kvaliteedimärgis muudab siis lihtsamaks rahastuse saamist välisvabatahtlike võtmiseks enda organisatsiooni ning nendega tegelemiseks. Et ta on seotud välisvabatahtlikega. Nii, ja räägin natukene ka spordivaldkonna töötajate õpirändest, sest see on ka tegevus, millega me noorteprogrammide keskuses töötame ja tegelikult on see ka seotud väga paljude noortevaldkonna inimeste tööga. Ehk siis meil on võimalik küsida rahastust ka spordivaldkonna töötajate, ehk siis näiteks sporditreenerite, kes tegelevad võib-olla ka näiteks noortega, välismaale lühiajaliseks õpirändeks minemiseks. Ehk siis kui noorsootöötajate õpirännad olid noorsootöötajatel, spordivaldkonna töötajate õpirännad on spordivaldkonna tegutsejatele. Saab teha töövarjutamise õppevisiite, coaching ut ja muud sellist. Ning selle puhul me jällegi hüvitame siis nii reisikulusid kui ka näiteks toitlustust, majutust ja muud sellist. Nii, millal on võimalik erinevaid asju see aasta taotleda? Üldiselt Erasmus Plussis ja Solidaarsuskorpuses niimoodi, et enamik taotlustähtaegasid on aasta alguses. See aasta on enamik taotlusi veebruaris, ehk siis 12 veebruar saab taotleda rahastust erinevate õpirände projektide jaoks. 18 veebruar saab taotleda rahastust vabatahtliku tegevuste projektide ning solidaarsusprojektide jaoks ja 5. märtsil saab taotleda raha erinevate koostööprojektide jaoks. Meil on ka mõned tähtajad sügisel, ehk siis 1. oktoobril saab ka lisaks taotleda teatud õpirännete jaoks rahastust ja 29. septembril saab taotleda akrediteeringut. Kuid alati on meil kevadel rohkem raha, mida välja jagada ning siis on lihtsam saada rahastust enda tegevuste jaoks. Ehk kui keegi mõtleb taotlemise peale, siis kindlasti kevadel on seda teha parem kui sügisel. Lisaks nendele võimalustele on meil see aasta ka Euroopa noortenädala mikrograndid. Ehk siis Euroopa noortenädal toimub see aasta 24. aprill kuni 1. mai ja selle eesmärgiks on siis tõsta noorte kodaniku aktiivsust ja osalust kogu Euroopas. Sellel aastal on meie agentuuri plaan, et me tahame, et erinevaid toredaid tegevusi noortel toimuks üle Eesti ning seetõttu me oleme otsustanud jagada kevadel mikrogrante ehk siis sellised väiksed toetusi noortele üle Eesti, et nemad saaksid enda ideid ellu viia noortenädala ajapaiku. Selle kohta täpsem informatsioon, näiteks ajaraamistik ja mida peab taotlemiseks tegema, tuleb kevadel, et see on veel natukene selgumisel. Ja kust on võimalik saada tuge, kui teil tekib mõte, et tahaks päriselt rahastust taotleda, sest kindlasti nende jaoks, kes ei ole varasemalt rahastust taotlenud, võib tekkida küsimusi, et mida te täpselt tegema peate, kuidas kõige parem mingeid asju lahendada ja kõik muud sellised küsimused.
Meil on ennem taotlusvooru ette nähtud nii-öelda eeltähtajad, mis on vabatahtlikud kõigile taotlejatele. Eeltähtaja point on see, et kui te oletegi näiteks esimest korda projekti rahastust taotlemas ja te olete enda taotluse enam-vähem valmis saanud, siis on võimalik, et keegi agentuuri poolt vaatab üle, et kas seal on kõik hästi kirjutatud, kas seal on mingisuguseid kohtasid, mida peaks kindlasti tegema paremaks. Võib-olla mingid kohtadesse peaks seletust juurde kirjutama või muud moodi midagi muutma. Eks eeltähtaeg ongi see võimalus, et teie juba enam-vähem valmis kirjutatud taotlust vaatab keegi üle, kes päriselt teab, et kuidas asjad peaksid olema ning annab teile nõu ja tagasisidet, mida te saate ennem nii-öelda päris taotlusvooru võtta arvesse ja muuta selle põhjal enda taotlust paremaks. Ehk siis eeltähtajad on meil 1. veebruaril nendele tegevustele, mille tähtaeg on 12. veebruar ja 8. veebruar on tähtaeg nendele tegevustele, mille päris tähtaeg on 18. veebruar. Lisaks on meil kodulehekülg euroopanoored.eu, kust on võimalik leida täpsemaid näiteks rahastustingimusi ning hästi palju toetavaid lisamaterjale projekti kirjutamise kohta. Ka kõik lingid, kuhu peab projekti esitama ja muud sellised materjalid. Ja sealt leiab ka meie töötajate kontaktid, kes saavad teile ka vajadusel nõu anda, kui teil on mõned spetsiifilisemad küsimused, mida näiteks kodulehel informatsioonist ei leia kohe üles. Et kindlasti on okei meie poole pöörduda ja tullagi enda päris küsimustega, et kuidas teha asju paremaks ja kuidas ikkagi lõpuks siis rahastus saab. Ja viimane slaid, millest mina teile täna räägin, on Eurodesk. Eurodeskid on siis selline üle-euroopaline noorteinfovõrgustik, mis jagab informatsiooni kohalikus piirkondades erinevate Euroopa võimaluste kohta. Nii näiteks Erasmus+ Euroopa Solidaarsuskorpus kui ka teised sellised rahvusvahelised võimalused. Ja mis on võib-olla täna oluline siin välja tuua, on see, et meil Eurodeskid praegu toimivad peaaegu kõikides maakondades ning on võimalik kutsuda näiteks Eurodeski endal külla. Võib juhtuda näiteks see, et kui te tegutsete mõnes noortekeskuses või koolis, mõtlete, et tahaks mingit toredat inimest, kes tuleks teie noortel just tutvustama võimalusi. Võib-olla tahaks kaasata ka näiteks mõnda välisvabatahtlikult või noort, kellel on ise olnud kogemus rahvusvahelistes tegevustes, et läbi Eurodeskide võimalik saata ka nüüd selliseid kutseid. Ja teine võimalus on see, et kui te olete juba väga kogenud rahvusvahelistes tegevustes, siis on praegu avatud ka järgmiseks aastaks Eurodeski maakondlikuks partneriks kandideerimine ja selle tähtaeg on siis 23. jaanuar organisatsioonidele, kes on sellest huvitatud. Nii, ja sellega saigi rahvusvaheliste võimaluste osa läbi. Ja Heiki, sulle on tulnud ka küsimus, ma eeldan, et see käib sulle, et kas Discovery raames noorte reisimine on ainult noored või on nende täiskasvanu ka kaasas? Sellega on nii, et kui me räägime sellest Discovery EU kaasatusest, kus noored liiguvad grupikaupa, siis seal jah, on kindlasti ka täiskasvanud inimene on kaasas, et ikkagi nagu öelda sellises grupijuhi funktsioonis. On ka juhtumeid, kus nii-öelda üksikutel reisimistel on täiskasvanud olnud kaasas, aga see on pigem juhul, kui näiteks see noor on mingisuguse erivajadusega, et tal on vaja tugiinimest sinna juurde. Et üldjuhul, kui noored reisivad üksinda, siis see ongi selline üksik adventure. Kui on grupis liikumine, siis seal on nii-öelda toetav täiskasvanu kaasas. Ja siis on meil ka Kaja on praegu ootel, et tal on vist olemas ka üks küsimus, et Kaja, kas sa saad selle küsimuse praegu välja öelda? Selleks tuleks vist mikrofon maha võtta, ma ei tea, kas Kajal on see võimalus hetkel.
Kui ei, siis kui hetkel ei ole võimalik, siis saab pannagi kirjalikult. Jah, ja kui tuleb küsimus ka hiljem, siis saame ka tänase infotunni lõpus sellest rääkida. Just. Et siis liigume edasi riiklike taotlusvoorude juurde. Mina olen Liisi, riiklike taotluste ja arenguprogrammide tiimijuht ja rõõm ongi teiega siis jagada meie 2026. aasta tulevaid taotlusvoore. Et meil on mõned taotlusvoorud juba hetkel käimas ja mõned veel tulemas. Ütlen ära ka selle, et slaidide all märkustes on siis hiljem, kui te kätte saate omale need slaidid, on olemas kõik lisainfo ka, et kust täpsemalt infot leida nende taotlusvoorude kohta ja kus on ka taotlus võimalik juba teele panna. Aga alustame siis algusest, et meil on siis 4 taotlusvooru. Nendest esimene siis, mis hetkel käimas on laagrite ja laagrikorraldajate, koolituse korraldajate taotlusvoor, millest ennem oli juttu, et see on meil ka siis iga-aastane taotlusvoor. Selle tähtaeg on juba 1. veebruar, et kellel on siin mõtteid, et kindlasti hakake juba oma taotlusi teele panema. Sellega taotlusvooruga me toetame siis ööbimisega vähemalt 6-päevaseid laagreid. Lisaks on siis võimalik sellest taotlusvoorust taodelda toetust laagri läbiviimate koolitamiseks ja koolitusi toetame siis juhul, kui need vastavad siis ka noorsootöötaja kutsestandardile ja koolitus peab siis minimaalselt kestma 32 tundi. Teine on siis noorte heaks taotlusvoor, mille me planeerime avada siin lähiajal esimeses kvartalis, et loodetavasti siin nüüd esimestel selle aasta kuudel. Selleks tulevad meile siis riiklikud prioriteedid, mis antakse meile iga aastal, et need kas on erinevad või sarnased. See selgub, et oleneb, mis on selle riiklik prioriteet. Aga selle üldine eesmärk on siis noorsootööasutuste, noorteühingute, huvikoolide, noorteprojektide toetamine, mis suurendaksid siis koostööd noorte ja haridusvaldkonna asutustega. Ja eesmärk ongi siis suurendada just noorte vajadustele vastavaid projekte, et need vastaksid ka siis noortevaldkonna arengukava eesmärkidele. Et neid projekte kirjutades paneme südamele, et te kindlasti siis teeksite neid koostöös noortega ja just kajastaksite seal projektides siis neid kitsaskohti, mis noored on omalt poolt välja toonud, et seda siis kindlasti kirjutada. Siis on meil noortemalevate taotlusvoor, mille planeerime praeguse ajakava järgi avada märtsis. Sellega oleme praegu sealmaal, et toimumas on määruse muutmine, et loodame toeta siis senisest suuremal hulgal malevaid ja maleva määruses on tulevad mõningad muudatused, sealhulgas siis nii tingimuste muudatus kui ka siis planeerime ka päevamäära muudatust, mis on siis rahalise toetuse loodetav tõus. Aga noortemalevate taotlusvoor ongi siis mõeldud just 7–26-aastastele noortele suunatud siis sellise töökasvatusliku projekti elluviimiseks, kus siis noored saavad oma esimese töökogemuse, saavad tuttavaks töömaailmas toimuvaga, kindlasti läbi siis sellise ametliku töökogemuse ja sinna juurde kuuluvad loomulikult ka mitteformaalse õppetegevused, aga näiteks ka karjääri planeerimine, töösuhete teema ja töökeskkonda puudutavad teemad. Jällegi selle kohta leiab samuti siis lisainfot meie Harno veebileheküljelt ja oleme selle siia alla ka siis märkinud. Ja siis on meil käimas hetkel ka teine, õigemini 4. slaid on siis riiklikud taotlusvoorud teine. Noortevaldkonna toetus vabaühendustele, mille taotlumise tähtaeg on samuti juba lähiajal tulemas, et 18. jaanuar. See oli siis varasemalt oli siis ministeeriumi strateegilised partnerid, nüüd on siis taotlusvoor, millega siis Haridus- ja Teadusministeerium annab välja toetust, mille eesmärk ongi siis riiklike arendustöö erinevate siis tegevussuundade lõikes. Selle taotlusvooru eelarve on üle 1,6 miljoni euro, aga igal tegevussuunal on oma eelarve. Need eelarved on siin samuti slaidil nähtavad ja
loen teile siis ette ka, milliseid siis erinevaid suundasid toetatakse, et on lisandunud ka mõned siis uued suunad. Et näiteks noorteühingute aastatoetus, noorteühingute aastatoetus katusorganisatsioonidele, huviala valdkondade kvaliteedi arendamine, noorte osaluse ja koolidemokraatia edendamine, erivajadustega noorte vabaühenduste toetamine, noorte omaalgatusvõimekuse üleriigiline arendamine. Ja selle taotlusvooru osas on meil kontaktisikuks Kerli Randalainen, kelle poole võib siis pöörduda, et kuna see on ka kõige uuem taotlusvoor, et siin võib siis olla ka võib-olla kõige rohkem selliseid sisulisi küsimusi. Jagan korraks ka infot selle kohta, et kes ongi meil erinevate taotlusvoorude puhul kontaktisikuks, et slaidide lõpus näeb minu andmeid, võib kirjutada mulle, aga laagrite osas võib otseühendust võtta Birgit Villumiga noorte heaks ja selle viimase uue taotlusvooru osas Kerli Randalaineniga ning noorte malevate osas siis Kaisa Potteriga. Nii, liigume edasi. Liisi, sulle oli küsimusi ka chatis näiteks, et mis ajal tulevad otsused eelmise aasta oktoobris tehtud taotlustele? Kohe ma vaatan neid küsimusi. See on tegelikult ilmselt mulle see küsimus, eks ma võin ära vastata. Okay. Erasmus Plussi ja noortevaldkonna projektide puhul tuleb vastus ilmselt veebruari alguses. Selle kohta on öelda kõiki taotlejaid teatatud, et see hilineb. Euroopa Solidaarsuskorpuse puhul peaks need vastused tulema kohe ehk siis kas selle või järgmise nädala jooksul. Ja laagrite osas, laagrid ise on mõeldud ikkagi noortele, aga samas taotlusvoorus saab siis taotleda toetust laagri personali arendamiseks. Ja seal on üks küsimus veel noorte osaluse ja koolidemokraatia kohta. Noorte osalusprojektina. Jah. Et siin on ilmselt küsimus selles, et kumba vooru seda nüüd esitada. Et selles osas ma soovitan siis võtta ühendust, ma arvan, Heiki ja Kerliga, et selgitada välja, kuhu võiks projekt täpsemalt sobida. Hästi, aga ma võtan siit sõna üle siis ja räägin sellest, et riiklik täiendav toetus huvihariduse huvitegevuse valdkonda on sel aastal 9,25 miljonit ja kuigi see raha ei käi otseselt läbi Harno, ehk siis meie ei anna seda omavalitsustele, peavad omavalitsused veel sel aastal esitama Harnole kava selle raha kasutamiseks. Selle kava tähtaeg on homme ja järgmisest aastast on plaan tõsta see toetus koos paljude teiste toetustega omavalitsuste tulubaasi, kuid kas ja kunas see lõpuks toimub, ei ole Harno otsus. See on juba mõnda aega edasi lükkunud, aga Harno roll on siis toetada omavalitsusi seaduse ja noorsootöö seadusest tulenevate nõuete täitmisel nii kaua, kuni need nõuded kehtivad. Ja kui mõnel KOV-il nüüd või KOV-ametnikul siin on veel küsimusi selle kava esitamise kohta, mis homseks tuleb esitada, et siis Liil ja Laulik, et Harno on see kontakt, kuhu saab ühendust võtta ja oma muret kurta. Võib panna järgmise slaidi. Meil on muid väga olulisi partnerlusi ka ja Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli partnerlusega ja hästi tihedas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi kolleegidega on siis omavalitsustel ka sel aastal võimalus käia koos meiega kvaliteediteed ehk siis osaleda kvaliteedijuhtimise koolitusprogrammis, kus siis saab luua ühele oma noorsootööteenusele kvaliteediraamistikku. Ja hetkel ongi koolitusprogrammis just 18 omavalitsust,
kes jõuavad tulemusteni ja esitlevad neid 31. märtsil ja millistele teenustele siis täpselt kvaliteedistandardid erinevates omavalitsustes luuakse, saab tulla ka oma silmaga kaema, sest see on täiesti avalik üritus ja infot selle kohta me ka jagame, kui see hakkab lähenema. Ja kui need standardid siis nüüd seal koolitusprogrammis on valminud, siis neid valminud standarditega kaetud teenuseid ka testitakse kohalike noorte peal lausa 2 aastat ja seda võivad teha siis kõikide nende piirkondade teenusepakkujad, kes seda teenust noortele pakkuda tahavad. Ja kui nüüd märtsi lõpuga need sellised teenustandardid valmis saavad, siis aprillis pakume me teenusepakkujatele ka raha omalt poolt selleks, et neid teenuseid siis noorte peal testida. Ja pakume me seda raha hanke korras, nii et kel silm särama lõid, siis hoidke kõrv lahti ja meie kanalitel silm peal, seda just aprillikuus. Kes aga kvaliteediteekonda tahab praegu iseseisvalt läbida, sel tasub kiigata Tallinna Ülikooli digiriiulile, kuhu on lisandunud hästi häid asjakohaseid materjale, näiteks kvaliteedijuhtimise kohta. Ja seal on sellised loetavad õppematerjalid, aga ka siis videoloengud, kust saab enda sellist isiklikku arengut ja teadmisi kvaliteedi valdkonnast leida. Ja ühtlasi toetab Harno jätkuvalt ka omavalitsustes noortevaldkonna korraldamise kvaliteedi hindamist ja seda siis pakkudes nii sise- kui välishindamise koolitusi koostöös partneriga kui ka reflektsioonikoosolekutega, mis toimuvad siis kindla intervalliga neile omavalitsustele, kes kvaliteedi hindamist hetkel läbi viivad. Võib panna järgmise. Teadmusringlus on hästi oluline osa kvaliteedist ja partnerluses Statistikaameti ja ministeeriumiga me arendame ja hoiame ajakohasena ka teadmistpõhisteks otsusteks vajalikke keskkondi. Näiteks noorteseire juhtimislaudu, mida siis Statistikaamet pidevalt ministeeriumi ja meie toel uuendab valdkonnale vajalike andmete ja teadmistega. Kord kuus vähemalt püüame välja anda ühe sellise andmepõhise artikli noorteseire blogis, kus me mõtestame lahti kas siis mingeid uusimaid uuringuid või midagi muud olulist valdkonnast ja räägime sellest andmepõhiselt. Siis uuringute andmebaas on kindlasti asi, mida pidevalt uuendame nii Eestist tulnud selliste heade uuringute, analüüside, miks mitte ka heade magistritöödega, aga kord aastas siis paneme sinna ka kõik aasta jooksul maailmas tehtud olulised noortevaldkonna uuringud. Nii et see on tõesti selline väärt tööriistakast otsustepõhiseks, teadmispõhisteks otsusteks. Ja hästi uue asjana on meil eelmise aasta lõpust pakkuda teile taskusse noortevaldkonna taskuhääling nimega Noorteseire radar, kus sellises pooletunnises formaadis erinevatel päevakajalistel noorsootöö teemadel räägivad asjatundjad. Et seda saab nii vaadata kui lihtsalt kuulata, et seal ilusad targad inimesed meie enda valdkonnast räägivad. Ja andmeseminarid, mis aitavad siis lahti mõtestada erinevaid uuringuid ja analüüse ja neid paremini ja praktilisemalt ära kasutada oma töös, tulevad ka sel aastal. Aprillis ja oktoobris on praegu planeeritud, kui midagi võib-olla väga huvitavat või sellist vajalikku veel kuskilt tuleb, et siis mõtleme, kas on vaja veel. Nii.
aga siis annan sõna tagasi Liisile. Ja, just. Ja veel siis olulistest partnerlustest peamiselt siis Euroopa Sotsiaalfondi toel, et oleme siis toimetamas haridusest ja tööturult eemal olevate noorte toetamiseks. Et selleks siis eelmise aasta lõpus viisime läbi hanke, mille tulemusel siis mitmes piirkonnas käivitub mobiilne noorsootöö haridusest ja tööturult eemal olevate noorte toetamiseks. Ja nagu siin juba eelnevalt läbi käis, siis näiteks Kohtla-Järve juba alustas ja jõudis tervelt 41 tuge vajava nooreni. Lisaks alustavad lähiajal ka Viimsi ja Saaremaa ning loodetavasti veel 7 piirkonda mobiilse noorsootööga need olukorras noorteni püüavad jõuda. Et selle viimase hankega oleme siis läbirääkimiste etapis lõpul. Lisaks sellele on siis meil plaan viia läbi veel täiendav hange või hanked, et veel täiendavate muude noorsootöö võimalustega toetada siis haridusest ja tööturult eemal olevaid noori, et senisest siis veel enam, veel paremini erinevate, võib-olla ka uudsemate lahendustega nendeni jõuda ja neile vajalikku tuge pakkuda ja loomulikult koostöös siis erinevate teiste partneritega, et meil toimus siis teenuste dubleerimine, vaid just see, et me jõuame noorteni, pakume neile tuge noorsootöö võimaluste kaudu ja oleme heas võrgustiku ja muus koostöös siis teiste valdkonna teenusepakkujatega, et noored jõuaksid siis vajaliku toeni. Nii. Ja siis veel samamoodi osaliselt siis Euroopa Sotsiaalfondi toel, osaliselt siis riiklikul toel arendame mobiilset noorsootööd, et eelnevatel slaididel rääkisime sellest, kuhu me 2025. aastal juba jõudsime ja jõudsalt planeerime siis 2026. aastal edasi liikuda. Et oleme siis planeerinud nii arengutuge, koolitusprogramme, koostöö ja võrgustikutegevust, mobiilse noorsootöö käsiraamat on meil lähiajal valmis saamas, kui ka oleme ka siis sellist põnevat tööd teinud vahepeal, mis ka siis hetkel jätkub, et mobiilne noorsootöö on ka siis läbimas sellist tõenduspõhisuse hindamist, saame sellele tagasiside ja selle põhjal planeerime ka jätkutegevusi, et kuidas siis tõenduspõhiselt liikuda selle metoodikaga. Et jagan ka mõningaid konkreetseid tegevusi, et näiteks järgnevate aastate jooksul, et kui eelmine aasta me tegime pilootprogrammi mobiilsetele noorsootöötajatele, see oli 5-kuulise, siis nüüd oleme liikumas edasi 3 täiendava arenguprogrammiga, et iga aasta peaks meil enam-vähem 1 lansseerima ja tegelikult lisaks on meil planeeritud siis sel aastal ja tegelikult ka varem koguda siis sisendit, mida vajavad ka edasi jõudnud mobiilsed noorsootöötajad, et ka neile siis planeerida täiendavalt veel 1 edasi jõudnute koolitus. Lisaks siis on lähiajal, nüüd loodetavasti veebruaris juba valmimas ka mobiilse noorsootöö ABC lühivideote koolitus, et veelgi lihtsamalt siis selgitada, mis on mobiilne noorsootöö, et iga töötaja, kes sellega siis hakkab kokku puutuma, saaks sealt sellise ABC kätte, aga ka teiste valdkondade töötajad, et nad teaksid, millega siis nende lähikontlased tegutsevad. Täiendavalt on võimalus küsida ka siis meie kolleegilt Marten Penult sellist nõustamist ja kohapealset koolitust, kui soovite endal siis mobiilset noorsootööd hakata kohapeal ellu viima, et täitsa tuleb koha peale, teeb sellise kiirkursuse teile. Ja toimuvad ka mobiilse noorsootöö võrgustiku kohtumised sarnaselt eelmisele aastale, vähemalt 3 tükki, mis on siis mõeldud peamiselt just mobiilsetele noorsootöötajatele, aga planeerime sarnaselt eelmisele aastale ka ühte sellist laiemat valdkondade ülest kohtumist, kus siis vaatame selliseid teemasid, millega puutuvad kokku mitmed erinevad noortevaldkonna töötajad. Et nad siis ka seal piirkondlikult teeksid kõik omavahel koostööd, et näiteks eelmine aasta oli meil selline väike projektide algatamise ühistegevus, et vaataks siis see aasta näiteks, et kuhu mõningad projektid ka jõudnud on. Ja teeme siis loomulikult tihedat koostööd ka siis näiteks Eesti noorsootöötajate koguga, kellel on siis selline mobiilsete noorsootöötajatega töörühm. Nii.
jah, ja siis sellest praegu täiendavalt veel nii palju, et lähiajal siis saame valmis ka rakendajaid toetava sellise mobiilse noorsootöö tegevusplaaniga, et kui eelmistel aastatel valmis mobiilse noorsootöö kontseptsioon riiklik, siis lähiajal on tulemas sinna pikaajaline tegevusplaan, mis ei ole siis ainult 2026, aga ka mitmeks aastaks ettevaatav, et saab sealt siis lugeda, et milliseid tegevusi ja kes teeb, et Harno ei tee üksi, vaid ikka koostöös partneritega. Võime edasi liikuda. Nii, ma vaatan, ma kohe hakkan rääkima sellest, mis siin slaidi peal näha on, aga vaatan vahepeal, kas on mingisuguseid küsimusi, millele näiteks Liisi saab vahepeal ära vastata. Näiteks on siin küsimus, et kui asutus korraldab ühe laagri, mis kestab nädal aega, et kas see kuulub projektlaagri alla? Tõepoolest, et selleks, et asi võiks kuuluda meie toetava projektlaagri alla, ta peab olema vähemalt 6 ööpäeva ja ööbimisega siis laager, et sinna tuleb nüüd siis ka sisse vaadata, näiteks küsida siis Birgitilt nõustamist, et kas need tingimused kõik laagri jaoks on täidetud, et saada seda toetust. Et seal on täiendavaid tingimusi ka, mitte siis ainult see, et kui kaua ta nagu toimub, vaid ka näiteks personali poolelt, mis on seal kaetud ja kõik see, aga kindlasti võiks meiega ühendust võtta ja vaadata sinna soovi sisse. Ja sellel küsimusel on tegelikult teine pool ka, et kas siia alla kuulub ka sõprusvallaga kohtumise laager, ehk siis, et kas sa oskad praegu peast öelda, et millised kitsendused või tingimused veel nendele laagritele on või peaks sellest ka Birgitiga rääkima? Jah, ma arvan, et siin on mõistlik nüüd vaadata individuaalselt selle projekti sisse, et seda piirangut, et sellele, et kes on see taotleja täpselt, on siin praegu keeruline kohe vastata, aga jah, et see peaks vähemalt olema siis selline 6 ööpäevane tegevus ööbimisega. Hästi, aitäh, aga lähme siis edasi. Slaid näitab küll riiklikku noorteinfoteenust, aga riiklikust noorteinfoteenusest ma teile täna rääkima ei hakka otseselt, sellepärast et rubriik, kuhu me oleme jõudnud praeguseks, on sündmused ja koolitused ja noorteinfo teemal väga süvitsi vaate saate te just nimelt sündmustest ja koolitustest, mis meil sel teemal toimuvad. Aga kõigepealt ja kõige tähtsam meie selline uhke lipulaev, mis on suunatud otse noortele, on loomulikult teeviit.ee ja kõik noortele mõeldud info ja sündmuste leiate kalendri kujul ka meie Teeviida esilehelt, kui natukene alla kerida, et minna teeviit.ee ja natukene alla kerida, et siis suunake julgesti oma noori otsima kvaliteetset infot meie Teeviit lehelt. Meie Teeviit on saanud ka Euroopa kvaliteedimärgise, mis näitab, et sealt leitav info on kontrollitud, kvaliteetne ja ei ole kallutatud. Ehk siis võite julgesti oma noori sinna suunata, aga loomulikult on meil ka noorsootöötajatele väga palju head toimumas ja olulise suure tööriistana noorsootöötajale on meil valminud teemakuude plaan ja tööriistakast. Sinna andis sisendit üle 1000 noorsootöötaja. Nii et see on tõesti nagu hästi vajaduspõhine ja hästi läbimõeldud ja sellelt lehelt, mis siin näidatud on, teeviit.ee teemakuud, leiate ka selle kohta palju materjali ja näiteks jaanuari teemakuu on vaimne tervis ja kui te selle peale klikate, siis teile avaneb nagu kõikvõimalikke materjale ja tööriistu, kuidas selle temaatikaga nagu mitmekülgselt tegeleda. Aga kõik võimalikest noorte infoasjadest ülevaate saamiseks soovitan teil väga osaleda ka meie kuu lõpus toimuval veebipõhisel infotunnil Riiklik noorteinfo 2026. Selle lingi all
kõik saavad need slaidid pärast, et siis need lingid on kõik klikatavad ka, et selle lingi all on ka registreerimisvorm, kus saate ennast siis kirja panna. Ja loomulikult on meil tulemas ka tavapäraselt nii noorte infokoolitusi kui meistriklasse sel aastal. Nende täpsed kuupäevad ei ole veel teada. Tõenäoliselt on rohkem teada selleks kuu lõpu infotunniks, aga on plaanis alustada võib-olla esimese meistriklassiga aprillis ja vaatame siis sealt, kuidas edasi läheb. Selleks, et seda infot saada, tuleb siis olla meie uudiskirjade saaja ja jälgida meid sotsiaalmeedias. Aga nüüd võib edasi panna. Nii, rahvusvahelised õpiränded, see ilus roosa kalender, mida te näete seal, see on selline väike ekraanipilt väljavõtte euroopanoored.eu lehe kalendrist. Ja seal on praegu üleval üsna mitmeid rahvusvahelisi pakkumisi, mille seas on nii välismaal kohapeal toimuvaid sündmusi kui ka virtuaalseid seminare. Ja me saadame aastas välja Eestist umbes keskmiselt 100 õpirändajat ja nad on tavaliselt noorsootöötajad, aga osaliselt võib-olla ka noored. Ja teemad, mis näiteks praegu ootavad kandideerijaid, on noorsootöö tulevik, noored vabatahtlikud ja tsiviilkaitse, digipööre ja tehisintellekt noorsootöös, noortevahetuste korraldamine, sport kui sotsiaalse kaasatuse tööriist, neurodivergentsete noorte toetamine ja vaimne tervis. Ehk siis meil on praegu äärmiselt asjakohased, ma ütleksin, asjakohaste teemade pakkumised ja kes veel ei ole näiteks üldse õpirändes käinud, võib-olla on 2026 aasta just see, kus te võiksite endale selle esimese plaani võtta. Me väga julgustame teid minema, uudistama, valima omale sobiv teema ja kandideerima. Ja enamasti osalustasu ei ole, kuigi kohtade arv on piiratud ja seetõttu tuleb kandideerida. Ja üldse ärge muretsege oma keeleoskuse pärast, selleks, et minna õpirändesse või saada kuidagi osa mingisugusest rahvusvahelisest veebisündmusest, te ei pea sugugi oskama nagu perfektset inglise keelt. Nii et väga kutsume teid osalema ja tehke omale selline uue arenguaasta ka rahvusvaheliselt. Ka võib panna järgmise. Meil on nüüd selline slaid, mis näitab justkui, et Eestis on tulemas üsna vähe asju. Tegelikult ei ole. Tegelikult on Eestis ka nagu tohutult palju, ma ei tea, kas tohutult palju, aga meile endale tundub, et selle väikese noorteprogrammide keskuse kohta, kes me oleme seal 30+ inimest, on ikkagi meil väga palju sündmusi ja koolitusi toimumas, aga me tõime siia välja mõned, mis me pidasime võib-olla praegu oluliseks välja öelda ja need, mida te näete paksus kirjas siin, need on sellised sündmused, mis võib-olla valdkonna üldist nähtavust ja väärtust peaksid laiemalt kandma. Ja need ei ole tingimata kõik nagu Harno enda sellised sündmused, vaid Harno võib siin olla osade puhul kas üks korraldajatest või eestvedajatest. Näiteks on meil kohe esimesel kvartalil järgmine kuu tulemas selline noorte heaks tänugala, kuhu siis valdkond on esitanud nii-öelda oma paremad pojad ja tütred kõik tunnustamiseks ja neid seal galal ka siis tänatakse ja tunnustatakse. Ja sellistest praktilisematest esimese kvartali sündmustest võib-olla on oodata laagrikorraldajate seminarkoolitust ja monovõrgustiku seminari. Teises kvartalis on Euroopa noortenädal toimumas, mille mikrograndi taotlemise võimalustest Heiki ka natukene varasemalt rääkis. Aga samuti on seal tulemas noorteinfo meistriklass,
andmeseminari oleme sinna planeerinud aprilli kanti ja monovõrgustiku seminari. Siis on vahel paar sellist suvekuud, kus toimuvad hästi jooksvalt igasugused tegevused noortega ja võib-olla koolitamisele nii palju rõhku ei panda samal ajal, aga siis augustist hakkab jälle pihta. Kõigepealt rahvusvaheline noortepäev, siis huvitoetuse sügiskool. Huvitoetuse all mõtleme siin seda riiklikku täiendavat huvihariduse huvitegevuse toetust, et siis omavalitsuste noorte valdkonna eest vastutavatele ametnikele tavaliselt me umbes septembris seal anname teada, et mis siis nagu ikkagi järgmine aasta saama hakkab. Ja loomulikult laagrikorraldajate sügisseminar on ka sinna kanti tulemas. Ja viimane 4. kvartal, kui tavaliselt tihti nagu sellised suured olulised asjad koonduvad, nii ka siin meil on võib-olla mõned sellised olulisemad asjad ära välja tuua. Et kindlasti ma võib-olla kõige esimesena ütlekski ära, et noorsootöö nädal on paigas. See toimub sel aastal 9. kuni 15. november ja on teada ka teema. Selleks teemaks on sarnaselt eelmisele aastale noorsootöö väärtustamine ja sest seda ei saa ju kunagi olla liiga palju. Ja et palun siis juba mõelge, et millised sündmused teil plaanis on ja võib-olla saate millegagi juba ära siduda. Või midagi, mida te praegu olete planeerinud, nagu selle teemaga ära siduda. Ja andekate gala on siis ka üks selline suur sündmus, kus andekaid noori ja nende juhendajaid tunnustatakse. Aga samuti täiesti praktilistest ja harivatest asjadest tulemas andmeseminar, monovõrgustiku seminarid, malevakorraldajate seminar ja noorte info meistriklass tõenäoliselt oktoobris. Kas nüüd mõnel kolleegil, kellel siin on võimalik praegu kohe niimoodi rääkida, on veel praegu sel ajal, kui ma rääkisin, meelde tulnud midagi olulist, mis siit puudu on ja tahaks lisada? Sest kui ei ole, siis meil on aega küsimusteks. Meil on täitsa hästi aega küsimusteks ja isegi aruteluks. Võin ka öelda, et kui keegi ei taha küsimusi kirjalikult esitada, siis on okei, et kui te tõstate selle käe, siis me saame teile teha mikrofoni lahti, et saaksite ka suuliselt siis küsida enda küsimusi või kui on mingid aruteluteemad, võite ka need tuua välja. Nii, tundub, et natukene piinlik eestlus, aga ikkagi 2 inimest vähemalt tuli, kellest üks pani käe tagasi alla, aga Kädi. Sa nüüd peaks saama ise enda mikrofoni lahti teha. Jaa, ma lihtsalt vaatasin, mul on näitab, et chati ei saagi nagu midagi kirjutada minu pärast. Disabled või midagi sukest, kus see võib olla nagu üldse, et keegi ei saagi vastata või kirjutada. Aga ma tahtsin korra seda küsida selle noorte heaks taotlusvoor, mille kohta veel väga infot ei ole, et kas seal on ka näiteks erinevate vahendite ja asjade jaoks saab raha küsida, et vanasti nagu sai, et kas see jätkub? Et ei ole ainult nagu tegevuste jaoks, vaid et ma ei tea, noorte volikogule mingeid asju, ma toon suvalisi näite, et kotttoolid, asjad nagu mingi teabeala, kõik sellise asja loomine, et kas see läheb ka sinna alla või pigem mitte? Jah, ma võtan selle vastamise endale, et noorte heaks taotlusvoor on tegelikult tingimuste mõttes samamoodi nagu ta eelmisel aastal oli. Peaks olema mingisugune sisuline tegevus ka seal taga ja muidu vahendite ostmine ei ole otseselt keelatud, aga see ei ole mõeldud nagu ainult vahendite ostmine. Mingi sündmuse või koolituse ja muu tegevuse jaoks on mingid vahendid vaja, siis need on lubatud. Kõik muu on nagu sarnaselt eelmistel aastatele, aga lihtsalt iga aasta tuleb ministeeriumi poolt uued prioriteedid vastavalt sellele, mis on siis sel aastal riiklikult oluline ära teha.
Olgu, aitäh. Seni, kuni me ootame veel julgeid küsimusi esitama, ma võib-olla räägin ka hästi lühidalt sellest, mis on noorteprogrammide keskuse selle ja järgmise aasta fookuses. Et me oleme ise ka pannud tähele, et fookuste seadmine või prioriteetide selge väljahääldamine ja kommunikeerimine aitab kaasa mingite arendustegevuste või teatud sihtgruppideni jõudmisele jõudsamalt kui seda mitte tehes. Ja meie 26. ja 7. aasta fookuses on tegelikult noorte tõrjutusriski ennetamine ja vähendamine. Ja seda sel põhjusel, et tegelikult vaadates nii uuringuid kui statistikat, kuulates noorte arvamusi ja mõtteid ja vajadusi, siis tegelikult ja samamoodi siis noorsootöötajate ja noortevaldkonna praktikute tagasisidest tulenevalt on see väga oluline, et me märkaksime ja jõuaksime kõikide noorteni, kes noorsootöö ja noortevaldkonna tuge vajavad. Ja sellepärast ka oleme orienteerimas oma taotlusvoorusid ja koostöös ministeeriumi ja teiste partneritega ka rohkem tegutsemas selles suunas, et nii pädevuse toetamine kui taotlusvoorudega suudaksime rohkem ära teha noorte heaks, kellel on võib-olla vähem võimalusi või takistusi oma elus. Et see võib juhtuda iga noorega erinevas eluetapis, ka täiskasvanuga loomulikult, aga noortevaldkond peab arvestama sellega, et uksed oleksid avatud ja tegevused jõuaksid võimalikult paljude noorteni ja mitte iga noor ei astu julgelt ise uksest sisse või ei leia noorsootöö ja noortevaldkonna võimalusi ise üles. Nii et tuleb teha rohkem selle jaoks, et nendeni jõuda ja neid kaasata nii, nagu nad seda vajavad ja oskavad. Nii et selles mõttes on meie fookus ka paigas ja nagu öeldud, siis püüame ka oma taotlusvoorusid ja noorteinfot ja ka rahvusvahelisi koostöövõimalusi rohkem sellele lainele suunata ja nõustada ja oleme hästi valmis ka erinevateks partnerlusteks nii võrgustiku siseste organisatsioonidega kui tegelikult noortevaldkonna väliste partneritega ja otsime neid partnereid ka aktiivselt, et rohkem mõju avaldada oma tegevuste ja oma sekkumistega. Nii, ma vaatan, et chat on vahepeal tulnud üks Erasmus Plussi teemaline küsimus või nii-öelda question and answers'i sektsiooni ja Erasmus Pluss nii-öelda rahastusvõimaluste osas. Sellega on nii, et Erasmus Pluss veebruari taotlusvoorud juba on lahti, et küsimus ei ole, et kas nendes avatakse, vaid taotlemine tegelikult juba käib, saab enda projektitaotlusi esitada juba mõnda aega. Kui rääkida nii-öelda üldiselt Erasmus Pluss rahastusest, siis see otsa ei saa. Pigem seda iga aasta natukene suurendatakse ning ka järgmisel Euroopa Liidu rahandusperioodil, kui ei toimu just maailmas mingit erilist krahhi, siis Erasmus Pluss saab ikkagi püsima. Kui rääkida natukene sellest, et siin oli toodud kommentaar, et viimastes voorudes on vähe rahastusotsuseid, siis seal on natukene põhjus kahes asjas. Esiteks on see, et Erasmus Plussi ja Solidaarsuskorpuse vastu on huvi viimastel aastatel tõusnud, mis tähendab, et eriti teatud tegevustüüpides konkurents on muutunud suuremaks. Ja see ei tähenda seda, et raha, mida me välja jagame, on vähem, vaid pigem see natukene tõuseb kogu aeg, aga et lihtsalt taotlejate huvi on suurem. Ja teine põhjus on see, et me oleme hakanud järjest rohkem rahastust välja andma aasta alguses esimestes taotlusvoorudes. Ning kui te nägite ka nii-öelda ennem slaidide peal neid taotlusvoore tähtaegasid, siis näiteks see aasta on niimoodi, et teatud asju meil üldse aasta lõpus ei olegi voorudena avatud, vaid me soovime aasta alguses anda võimalikult palju rahastust välja, et nii teie saaksite selle raha kasutamisega arvestada, kui ka meie enda aasta plaanides teaksime, et raha läheb õigetesse kohtadesse. Et ühesõnaga, see kevade voor on kindlasti tunduvalt suurem kui sügisvoor ja see on olnud ajalooliselt ka niimoodi. Ja meie soovitus on, et kevadel on võib-olla lihtsam taotleda kui sügisel, kuigi ka sügisel nendes voorudes, mis on avatud, võib ka muidugi taotluse esitada ja ka seal on nii-öelda rahasummasid, mida me jagame.
igaks juhuks ütlen siia, et kuna teised peale küsija ja meie nagu ei näe, mida on küsitud, et siis Heiki vastas sellisele küsimusele, et kas vastab tõele kuulujutt, et Erasmuse rahad on otsakorral. Ehk siis, et see oli see küsimus, mis sai praegu vastuse. Ja ma täiendan ka siin seda selle poole pealt, et iga aasta on erinev nii-öelda eelarve Erasmus Pluss ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmil, et iga aasta me siis opereerime nagu ühe konkreetse summaga. Eelmisel aastal oli see 5 miljoni kanti ja sellel aastal on see 6 miljoni kanti. Nii et jah, nagu Heiki ütles, et need vahendid natukene isegi tõusevad aastate jooksul ja oodata on, et ka Covidi aeg, mis sattus tegelikult selle programmiperioodi juurde, võimaldab meil sellest perioodist siis kasutamata Euroopa Liidu vahendeid kasutada 27. aastal rohkem, et 27. aastal võib-olla on natukene veelgi suurem eelarvehüpe, aga kindlasti jah, selleks aastaks on ikkagi vahendid olemas ja taotlusvoorud, nagu Heiki selgitas, on kõik tulemas ja hästi aktiivset osalust soovitame. Et teisest küljest kindlasti tasub kaaluda ka partneriks olemist, et mitte kõiki me ei saa toetada, kahjuks nii see on. Häid taotlusi on väga palju, mis Eesti agentuuril laekub ja seetõttu ka kindlasti on väga väärt olla partneriks teistesse riiklikesse agentuuridesse esitatavates projektides. Ja neid häid partnerlusi saabki sõlmida nendel õpirännetel, millele Anu teid ka mõtlema suunas ja tegelikult nendes teistes tugitegevustes, mida me teeme, kas siis Eestis siseriiklikult või koostöös teiste partneragentuuridega. Nii et lugege aktiivselt meie sotsiaalmeedia üleskutseid ja ka kodulehekülge, et seal on selle kohta informatsiooni, kuidas projektiga alustada ja kuidas olla partner või kuidas olla ise taotleja. Heiki, me ei kuule sind. Chati on tulnud ka veel küsimus Erasmus pluss kaasatuse vooru kohta, et kas seal on piirarv, kui palju noori võib ühe projekti raames reisida. Ühesõnaga, sellist asja nagu eraldi Erasmus pluss kaasatuse voor otseselt ei eksisteeri, et kaasatus on oluline kõikides taotlusvoorudes ja selle jaoks on enam-vähem kõikidel tegevustüüpidel ka võimalused kaasatuse jaoks lisarahastust küsida. Ma eeldan, et selle kaasatuse vooru all oli võib-olla küsimus Discover EU kaasatuse voorule, ehk siis see on nii-öelda see rongiga reisimise tegevustüüp. Ja selle puhul on tõesti piirarv, et kui palju noori võib ühe korraga reisida. Ma ütleks peast, et see oli 5 noort, aga ma tegelikult juhataks meie koduleheküljelt täpselt infot vaatama ja panen siia ka lingi, kus seda leiab. Aga ma arvan, et oli 5. Võin õige natukene eksida peast, aga jah, seal on piirarv. Nii, kas kellelgi on veel mõni küsimus või nagu eestlastel ikka saab jutt otsa kiiresti? Erasmus plussi kohta küsiti veel küsimust, et kas reegel, et maksimum 5+5 sulgudes partnerlus ja taotlemine uues Erasmus pluss programmis muutub. Kui me räägime uuest Erasmus pluss programmist ehk siis sellest, mis tuleb aastast 2028, siis me tegelikult ei tea selle detaile veel väga täpselt, et me ei oska öelda, mida Euroopa Komisjon lõpuks otsustab. Küll, kui ma peaksin tegema mingisuguse pakkumise, et mis võiks juhtuda, siis ma arvan, et pigem see reegel ei hakka ära kaduma, vaid võib juhtuda, et
nii-öelda neid reegleid taotluste arvude kohta tuleb pigem juurde just selle eesmärgiga, et Erasmus pluss raha jõuaks võimalikult paljude erinevate noorte inimesteni, et ei läheks ainult nii-öelda ühele taotlejale väga suurt summat. Nii. Jah, võtan üle korra, et siin on siis küsimus, loen ka teistele ette, et soov on siis saada teada, et kes saavad osaleda riiklikus taotlusvoorus huviala valdkondade arendamiseks. Et siin on nüüd ilmselt mõeldud seda uut taotlusvooru, millest mina rääkisin. Et siin on siis vabaühendust, kes esineb huvihariduse pakkujaid rohkem kui ühel alal. Ehk siis ma ei tahaks siin nüüd otseselt mingeid näiteid tuua, sellisel juhul jääb mulje, et me räägime mingist väga konkreetsest partnerist, aga kes on siis, ühendab nii-öelda mitmeid erinevaid. Et kas selle osas on veel täpsustusi vaja? Ja siis on tulnud täiendav küsimus ka selline, et kas Harno esindus on valmis ka tulema koolitama näiteks maakonna projektlaagri tarbeks. Et siin soovitan samamoodi kirjutada birgit.villum@harno.ee, et tema nõustab nende projektide kirjutamise osas, et mida täpsemalt koolitust tähendab, tuleb temaga siis eraldi kokku leppida. Nii, aga tundub, et hetkel on ka see Q&A küsimuste lahter tühjaks näinud, et kui enne oli siin kommentaare chati ei saanud kirjutada, et siis siia saabki need küsimused julgelt veel panna. Kindlasti saame ka kirja teel ju neid vastata, kui veel tuleb. Praegu on näha, et see voor sai nüüd üsna läbi, et saab ka individuaalselt kirjutada nendele kontaktisikutele. Jah, täpselt nii ongi, et kõigi Harno töötajate kontaktid leiab üles Harno koduleheküljelt. Kindlasti on võimalik teil meiega ühendust võtta ja nii-öelda kõigi töötajatega, ka nendega, kes ei ole täna siin, et küsida enda spetsiifilisi küsimusi. Mõned peamised kontaktid oleme me siia ka slaididele pannud ning allikad, kus saab informatsiooni erinevates küsimustes. Esiteks me saadame kindlasti kõigile tänasele infoseminarile registreerinutele infopaketi, kus on juures siis slaid. Üritame saata ka selle recordingu, mis me sellest seminarist teeme ja saata ka erinevaid muid relevantseid linke, materjale ja kõike muud sellist, millest teil võiks olla kasu noortevaldkonnas orienteerumiseks. Teine koht, kus on võimalik saada infot, on meie koduleheküljed ja sotsiaalmeedia. Ehk siis on võimalik saada informatsiooni üldiselt Harno koduleheküljelt selliste pigem üldiste teemade kohta. Euroopa noored koduleheküljelt on võimalik saada informatsiooni siis Erasmus pluss ja Euroopa Solidaarsuskorpuse taotlusvõimaluste kohta ning nende tegevuste kohta, mida tehakse Erasmus pluss ja Solidaarsuskorpuse agentuuri poolt. Näiteks, kui tahate ka rahvusvahelistel koolitustel välismaale minna, siis see info on seal koolituskalendris. Teeviidast on võimalik leida kõige laiemas mõttes noorte infot ja aeg-ajalt ka noorsootöötajatele huvi pakkuvat. Ja noorteseirest on võimalik leida palju erinevaid uuringuid ja andmeid noortevaldkonna kohta. Kui teil tekib lisaküsimusi, siis võite alati minna meie koduleheküljele ja otsida teile sobiva inimese, kes tundub, et tegeleb just selle teemaga, millest teil on huvi. Aga kui te nii täpselt ei tea, kellega ühendust võtta, siis siin on ka välja toodud, et Erasmus pluss ja ESKI puhul võite kirjutada mulle, ehk siis Heiki Viisemaale. Riiklike taotlusvoorude ja mono osas võite kirjutada Liisi Noodele. Kvaliteeditegevustes Teele Tõnissonile, kes siin täna ei rääkinud, aga on ka täiesti olemas. Riikliku noorteinfoga tegeleb Kadri, kelle meil siin on.
antud selle webinariga seotud küsimustega saab küsida ainult, et kui näiteks ei saanud mingitest asjadest aru või tahaks mingit lisamaterjale hiljem juurde. Ja üldise koostööga Harno noorteprogrammide keskuses ja muude küsimuste puhul võib kirjutada ka Reedale, kes kindlasti on nõus ka vastama, kui tuleb küsimusi või vähemalt need kellelegi teadvamale edasi delegeerima, kui ei ole nii üldised küsimused. Ja ma ütleks, et sellega me kuulutakski tänase veebiseminari lõppenuks ja saadame teile lähipäevadel ka lubatud lisamaterjalid. Kui teil tekkis mingeid küsimusi veel, siis kindlasti võtke meiega ühendust ja me loodame, et teil kõigil tuleb väga edukas aasta noortevaldkonnas ning ka isiklikus elus. Ja nüüd ongi meie poolt kõik. Aitäh ja kohtumiseni!